Vot näe, siit sai tavaliselt läbi. Aga siin on... ei ole, saab läbi või? Saab küll. Sinna on pandud vaata aed ette. Vist peab jala minema nüüd jah, mul on siuke tunne vanasti siit läbi vaata, ma arvan, nad on siit roninud ja siin on mingi auk. Jaa, aga ma arvan, et... Aga see on tegelikult teine müür veel, see ongi sealt teisest müürist on vaja läbi saada, tegelikult see on see point nagu. Ma ei tea, katsetage, et vaata, seal on silt ka, et kuradi silt ka vaata, et no chance. Lihtsalt ei saa midagi. Tuleb vaeva näha seikluste nimel. Siin on jube palav, siin on küll väga hea ilm praegu, nii et kõigepealt vaatime riide ja siis vaatame, kus me siit sisse saame ja kas jõuame kohale. Lühkarik on ikka palju parem, on. Väga hea. Hüva töö, juha. Ega minagi pehme poiss selle. Ma olen ka ahvi aastal sündinud. Kalju kitsin. Oi kurat, siin on ka okastraat, ma oleks praegu siia astunud kuradi säärega. Nägid või? Igale poole muru sisse okastraati panna. Tuleb palju säärega on kohe nägemist. Vastikud nõnnad. Kuradi kelts. Mis asi see on, mille jaoks? Ma olen täiesti 100% kindel, et me nägime praegu täiesti ebavajalikult palju vaeva selle asjaga. Need jalutajad kuskilt sealt ja raudselt keegi mingi müüri eest ära lükanud ja jalutad sisse. Me matkasime mingi pigi ja tõrv ja okastraat ja ma ei tea, mis kõik asjad seal ette olid pandud, aga vahet ei ole. Ainus tee on otse tee, nii et... Raskused ongi ületanud. Kunagi sai siin ikka käidud päris tihti. Eks ma veitsen aru ka, miks see kinni on pannud, siin võib-olla iga jobu käib ja võib-olla reostatakse ja rüüstatakse ja korraldatakse igast muud jama, aga eks ikka vaata endale pähe ei mahu, kui sa tahad tulla, siis on nagu maailm paha. Mine pekkine. Oleks see siis ammu ette panna. Seal käib mingi pidu ees majas, kõlarid mängivad, muusika on peal. Ma ei kujutage ette, mis siin on, mingi privaatüritus äkki. Ma olen täpselt see aru, mis siin toimub, aga siin on mingi 5 või 6 autot ja tundub, et neil on siin mingi väravvõtti või asi, sellepärast tegelikult siin on hoopis kõik armee riietuses, nad on mingid, ma ei tea, kas siis elukutselised kaitseväelased või on see lihtsalt siis see paintballi mängijate seltskond igatahes. Selline see place on siin. Maa jäetud vanad majad. Seal üks lugu on see, et kunagi ehitati siia siis selle vangla abihooneid või nagu lisahooneid ja siis ehitajad olid mõneks ajaks nagu ära läinud, jätnud kõik kopad ja asjad siia nagu sisse ja kui hulk aeg hiljem tagasi tuldi, siis oli põhimõtteliselt põhjavesi nii palju tõusnud või kuskilt saan mingi pealepoolu kanali, siis oli nii palju tõusnud, et kõik kopad ja kogu see karjäär oli nagu vee all. Ja nii ta põhimõtteliselt siis jäigi. Sellest saati on see nii olnud. Ma käisin siin, ma arvan, mingi 5-6 aastat tagasi. Siis oli see hüppekõrgus umbes 9 meetrit. See oli päris kõrge. Suurem osa sellest majast oli nagu ikkagi vee peal. Või päris palju sellest. Nüüd on ikka kohe näha, et vesi on selles mõttes ka veits tõusnud, et enam nii palju kõrgust asjal nagu ei ole. Ma ei tea, kui ma eksis, on üks korrus ka veel maha võetud majalt, aga ma võin eksida praegu siin. Ma lihtsalt kuidagi mäletan, et seal oli veel mingi platvorm peal. Jah, siin on kõik sildid üleval küll, et ujumine keelatud ja tegelikult soovitan seda mitte teha. See on sellepärast, et siin on paljud inimesed hüpanud valedest kohtadest ja käitunud nii-öelda vastutustundetult ja saanud haiget, et sellepärast need sildid üles on pandud ja tähendab võetud kõigilt see lõbu ära. Aga mine pekki, mu kuradi see propeller on ka selle pigiga koos. Täiesti lõpp. See üritus on siin päris ebameeldivaks tehtud, ütleme ausalt. Siin oli mingi väike tükk ainult seda blowsti. Ma tõmbasin ära, et see läheb laiali, see on nii rasvane. Täielik ta vott, need on kõik täis seda. Vastik. Ta on mitte kogu. Ei ole kõige soojem, aga saab hakkama. Vaata, nüüd läks ilusaks roheliseks. Davai. Kogu rahvas elab kaasa. Milline mees. No kuidas on? Juha käis juba ujumas ära, aga ma pean ka ujuma minema, aga ma ei viitsi niisama küll minna, kui ma juba lähen, siis ma vist lähen ikka vaatan, mis seal toimub ka. Kas saab sinna majja ligi või kas saab ronida kuskile või? Seal peab ettevaatlik olema, ma kuulen, et seal on korralik kajakate pesa ka. Ja parv on seal ümber ka, eks nad on siin oma munalt mõned, vaata, chillivad. Aga
vaatame, mis teha annab, mul on sealt alt läbi ja ma loodan, et seal ei ole nagu midagi, mingeid uusi asju tekkinud, miks peaks olema. Kunagi oli seal teisel korrusel, mäletan, mingi suur, ülisuur, kas oli äkki metallisulatusai või mingi siuke hästi raske kolakas ja see on vist välja toodud sealt. Ma ei tea, nii et kuidagi nad on ikka sealt mingeid raskeid asju nagu välja toodud. Ja ma arvan, et eks metallimehed on ka seal oma töö teinud, aga eks see selgub. Lähme vaatame, kas saame ligi või ei saa. Viskame selle kaamera pähe, vaatame, kas saame ligi. Let's go! Istun siin maja otsas nüüd ja sa saad vist aru, et mul on tõsiselt külm. Tõesti nagu ma ei ole, ma nagu ei karda külma, aga vesi on ikka väga külm. Ma ronisin see maja otsa, nüüd üritan siin päiksega üles sooneda redel, kus ma üles ronisin. See oli puus siuke pool viltu seina peal ja see kukkus alla sealt, kus ma ronisin. Nii et ainuke variant põhimõtteliselt on nüüd siit alla hüpata, aga mul on GoPro nii kihas, GoPro läks veekindel kinnitus katki. See, ehk siis, ma ei teagi, kuradi külm on. Kajakad on siin päris heased, nad on siin munad munanud, istuvad siin igal pool karjuvad mu peale. Aga kui mul soojem hakkab, siis ma mõtlen midagi välja. Tõenäoliselt ma ei teagi. Paistab, et ma pean hüppama siit kuskilt madalamalt ja ma saaksin veega kaamera jätta nagu käega veest välja, et see nagu vee alla ei läheks. Siis ma jõuan teremaga tagasi, hakkan vaikselt üles soenema, saab juba võtta suravamaks veits. Vägev, tundub, et või on enam-vähem okei, siia vist saab hüpata ka. Mul on nii külm, et aga lahe. Lahe. Sealt ikka sai sisse, see vana, see on ära lagunenud sealt, aga nad on ehitanud sinna selle ühe korruse peale, mis sealt seest paistab. Seal on pandud nöör ja siis mingid juhtmed. Sealt saad kinni võttes, et sisse ronida väga lihtne ei ole, seda mõttes, kui keegi nagu tuleb siia selle uraa peale praegu sai sinna ronida ja hüpata, siis usu mind, peavad ikka vormis olema, et sealt nagu üles saada, see mõttes päris keeruline, seal on nagu 2 nööri ja ühte paned ühe jala, teise jala ja siis vinned ennast üles ja siis pead veel väga kahtlasest redelist üles ronima. Kui ma ronisin üles ja see redel kukkus alla, ma ei saanud enam alla, väga halb. Nii et jah, ei soovita, ütleme nii, see on ikka väga eluohtlik. Kui sa seal kukud, sa murrad kindlasti jalaluu võid murda ja siis sa sinna jääd ka nagu et ilma seltskonnata kohe kindlasti mitte. Hakkab vaikselt sooja saama, aga selline meie rummuvisiit nüüd oli. Mul on kõik patareid hakud põhimõtteliselt otsa korraga. Me ei olnud üldse täna valmistunud selleks ürituseks tegelikult, nii et meil on vaja kiiresti nüüd linna jõuda, sest asjad vajavad ajamist. Nii et ma arvan, keerutame ennast siit siukse uhke spinniga praegu Tallinnasse ja vaatame, mis seal saama hakkab, et meil on vaja üritust korraldada, nii et vaatame, mis Martin ja mis Matis ja Frank räägivad ja üritame need asjad seal üles saada ja kohtume juba siis Sadama suveterrassil. Let's go! Teil on hästi kõik või? Sul? Mulle kohe, ära kompenseerat ära võtta. Meil tuleb limbovõistluse võitja saab minna Kakukale surfama. Ralf on esimene, kes läheb läbi. Davai, tule nüüd.
Sa teed nalja või? ei tee. Alustame kategooria kõige vähem paindlikumad ja anna tuld. Mega cool. Anna, aga sina? Väga lahe. Full house, ilusad inimesed, kõigil on tore. Nii et lõpetame tänaseks selle peo siin ära, oli lahe päev, kohtume teiega juba järgmine kord, olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteise vastu head, hoidke jalg pedaalil ja lõbu arvelt kokku ja tšau!